Viina. Vladimir Putin valmistub seda sõda eskaleerima ja mobiliseerima veel 500 000 vene meest. Ja esimest korda üle pika aja venelased on tegelikult tänavatel. Aga kummaline on see, need protestid ei ole seotud mobilisatsiooniga, vähemalt veel mitte. Need on seotud millegi palju väiksemaga. Kreml üritab keelustada erakonda, mis pole kunagi ühtegi valimist tegelikult võitnud. Nii et küsimus on miks? Miks Venemaa kõige võimsam mees veab väikese partei kohtusse ja annab neile kogu selle tähelepanu? Sellele küsimusele vastamine selgitab, miks Venemaal on endiselt valimised, aga tegelikku demokraatiat mitte. Ja nagu sellest veel vähe oleks, on väike Vladimir hakanud maksma pearahaküttidele, et need püüaksid kinni tema enda kodanikke ja saadaksid nad rindele. Ja venelased on nüüd väsinud tundide pikkusest bensiini järjekorras ootamisest ühes maailma suurimas naftat tootas riigis. Ja see kõik toimub vahetult enne valimisi, mis on Putinile väga olulised. Nii et räägime sellest kõigest lähemalt, alustades kontekstist, miks inimesed protestivad. Nimelt septembris toimuvad Venemaal riigiduuma valimised. See on lihtsalt Venemaa parlament. Samuti toimuvad mõned kuberneri valimised. Ja ma tean, mida mõned teist juba mõtlevad. Oota, kas Venemaal on valimised? Siin tahaksin jagada nalja, mille mõned minu vene vaatajad mulle rääkisid. Venemaal on demokraatia. Lihtsalt inimesed ei tea, et nad võivad hääletada. See on nali, milles on ka tõetera sees. Nagu te ilmselt juba arvata võisite, on nende valimiste tulemused sisuliselt ette otsustatud. Putini partei võidab. Ka see, keda Putin toetab, võidab. Aga asi on selles. See ei tähenda tegelikult, et hääletussedelil poleks opositsiooni. Opositsioon on olemas. See on lihtsalt kontrollitud opositsioon. Las ma selgitan, mida ma mõtlen. Venemaal on parteisid, mis väidetavalt on Putini ja tema partei vastu, kuid ainult nime poolest. Nad vaidlevad pensionide, teede või maksude üksikasjade üle. Ja see ongi kõik, mida nad teevad. Nad tahavad keskenduda ainult väikestele asjadele, mis tegelikult ei ole olulised. Tegelikult saavad nad tõenäoliselt Kremli kaudu raha, et neil oleks kasu opositsiooni mängimisest. Mida nad kunagi ei tee, on vastu seista asjadele, mis tegelikult loevad. Ja sellel on tegelikult nimi. Seda nimetatakse kontrollitud opositsiooniks. Ja pea seda terminit meeles, sest see tuleb videos hiljem tagasi. Nüüd, probleem kontrollitud opositsiooniga on see, et aeg-ajalt ilmub partei või kandidaat, kes lipsab läbi. See tähendab, et teda tegelikult ei kontrollita. Ta on tõeline tegija, päris kandidaat, kes kujutab endast Putini jaoks tõelist ohtu. Ja see on diktaatori jaoks hirmutav asi, isegi ette otsustatud valimist. Ja see kõik toob meid tagasi selle partei juurde, mille vastu kõik protestivad. See partei kannab nime Jabloko ja loodetavasti hääldan seda õigesti, aga see on põhimõtteliselt vene keeles sõna õun. Nii et kui sa neid protestiklippe vaatad, näed subtiitreid, kus inimesed skandeerivad õun. Noh, nad ei skandeeri tegelikult toidu kohta, vaid partei nime. Aga ma arvan, et automaattõlge ajab selle sassi. Nüüd, Jabloko on Venemaa vanim liberaalne partei ja nendel valimistel on see ainus partei, mis kandideerib sõjavastase programmiga. Neil on üle kogu riigi umbes 400 kandidaati. Ja kõik nad kampaaniate ees keskenduvad ühele põhiteemale. Nad tahavad lõpetada Ukraina invasiooni. See kõik kõlab positiivselt, aga siin on kummaline osa. See partei ei ole üldse suur. Ma tahan alati meeles pidada, et Venemaalt tulevaid numbreid ei saa tegelikult usaldada. Aga kui vaadata Venemaa küsitlusi ja selle partei registreerimisandmeid, partei toetus on umbes 2–3% või 3–2%. Nad ei oleks selles valimises tegelikult kedagi võitnud ja ometi otsustab praegu Peterburi kohtunik, kas see partei saab üldse valimistel osaleda. Ja just selle vastu inimesed protestivadki. Siin on see raport. 100 venelased on kogunenud Moskva ülemkohtusse, et avaldada vastuseisu Putini uuele paranoia tasemele, kus ta keelab lihtsalt poliitilise partei, kuna see teda välja kutsub. Partei, mille toetus on 3%. Partei, mis on sõja vastu. Vaadake seda, see partei polnud suur asi. Putin viis selle partei kohtusse ja nüüd pööravad kõik sellele tähelepanu. Küsimus on, miks Putin seda teeb? Miks ta kogemata suunab kogu selle tähelepanu parteile, mis polnud kunagi ohuks? Õnneks on meil sellele vastus. Ja nagu alati peitub vastus ajaloos. Me ei pea väga kaugele minema. Peame minema tagasi aastasse 2013. Ja see puudutab nime, mida te ilmselt teate. Aleksei Navalny. Näite. 2012 aastal oli Putin just 3. ametiajaks presidendiks naasnud. Ja paljud venelased olid tegelikult vihased selle üle, kuidas ta seda tegi ja et ta seda üldse teeb. Ta rikub põhiseadust. Tollase Vene Föderatsiooni põhiseaduse kohaselt ei tohtinud keegi Venemaal olla ametis rohkem kui 2 järjestikust ametiaega. Nii et pärast seda, kui Putin oli olnud president aastatel 2000–2008, astus ta tagasi.
mis sisuliselt tähendas, et temast sai peaminister ja ta pani Medvedevi presidendiks. Kogu selle aja juhib Putin riigi kulisside tagant edasi. Siis 4 aastat hiljem vahetavad nad jälle kohad ja mugavalt pikendatakse presidendi ametiaega vahetult enne seda, kui Putin võimu uuesti üle võtab. Nüüd sai Putin olla president 6 aastat 4 asemel. Ma tean, et tulevikus muudab Putin seda seadust veel kord, aga see juhtub hiljem. Praegu pole see loo jaoks oluline. Oleme aastas 2012. Putin võidab valimised, aga Moskvas, Venemaa pealinnas, ei saada isegi 50% toetust kokku. Tegelikult oli Moskva üks väheseid kohti kogu riigis, kus Putin ei suutnud enamust saada. Ja lisaks sellele toimusid suurtes linnades nagu Moskva ja Peterburi massilised protestid, kus inimesed kõndisid ja skandeerisid Putini vastu, sest nad ei tahtnud ajas tagasi minna. Nad ei tahtnud uuesti Nõukogude Liiduks saada. Ja see on Putini jaoks probleem, sest Moskvas on eliit, ajakirjanikud, raha ja kõik muu selline. Ja just siis, kui Putin kõige sellega tegeles, oli meil noor jurist, kes hakkas internetis väga populaarseks saama, paljastades Kremli korruptsiooni. Selle juristi nimi oli Aleksei Navalnõi. Ta muutus selle tegevusega nii populaarseks, et juba aasta hiljem, 2013 aastal, otsustas Navalnõi kandideerida Moskva linnapeaks. Ja siin tuleb üllatav osa. Kreml lubas tal tegelikult kandideerida. Nad ei üritanud teda tõesti takistada ega midagi sellist. Vähemalt mitte veel. Nüüd, Putinil oli siin oma plaan. Pea meeles, Venemaal kontrollib Kreml kõike, eriti infovälja. Televisioon, raadio, ajalehed, kõik, mida ette kujutad, on kõik Kremli-meelne. Nii et inimesed ei teadnud Aleksei Navalnõist eriti midagi. Inimesed internetis teadsid, noored teadsid, aga enamik Venemaa elanikkonnast ei teadnud, kes ta oli. Ja kui sellele mõelda, siis Vladimir Putin põhimõtteliselt ütles või arvas, et see mees ei võida niikuinii. Ta ei tee isegi valimistel mingit märkimisväärset tulemust. Laseme tal lihtsalt kandideerida. Ja lisaks sellele Kremli sisemised küsitlused näitasid, et Aleksei Navalnõi saab võib-olla ainult üksikuid protsente häältest. Nii et ta ei pidanud olema mingi suur tegija. Just sellepärast lubatigi tal kandideerida. Plaani kohaselt taheti kogu Venemaale näidata, et nad lasevad riigi kõige valjuhäälsemal kriitikul päris valimissedelile pääseda ja siis hävitavad ta avalikult valimistel. Tulemus oleks olnud tõestus nii avalikkusele kui ka eliidile, et süsteem, mille Vladimir Putin oli üles ehitanud, on raudkindel. Nii et ärge isegi mõelge midagi ette võtta. Kahjuks väikesele Vladimirile nii aga ei läinud. Valimistel sai Aleksei Navalnõi lõpuks 27% häältest, mis oli palju rohkem kui oodati. Ta ületas kõigi ootusi ja Putini kandidaat teiselt poolt, Sergei Sobjanin, see oli tema nimi, sai 51%. Nüüd siin muutub see tulemus hirmutavaks, sest Moskva reeglite ja Venemaa põhiseaduse järgi, kui keegi ei saa üle 50%, lähevad 2 parimat kandidaati teise vooru. Sobjanin ületas selle piiri vaid 1%-ga. Mõelge nüüd, mis oleks juhtunud, kui see valimisvõitlus oleks tegelikult läinud teise vooru. Sobjanin versus Navalnõi. Iga inimene, kes esimeses voorus Sobjanini poolt ei hääletanud, oleks nüüd saanud valida ainult 1 kandidaadi, Navalnõi. Me ei tea, kas Navalnõi oleks võitnud, aga valimised teine voor oleks olnud palju tasavägisemad, kui Kremlile meeldiks. Just sellepärast võttis Kreml 2013 aastast kaasa 1 õppetunni. Ja see õppetund oli põhimõtteliselt see, et mitte kunagi ei tohi opositsioonikandidaati valimissedelile lasta, ükskõik kui väike see kandidaat ka poleks. Ja see toob meid tagasi Jabloko juurde, selle poliitilise partei juurde, millest me rääkisime. Putin teab, et tal polnud kunagi ohtu kaotada. Ta ei kaota kunagi. Aga tegelikult kardab ta seda, et häälte lugemine näitaks kõigile täpselt, kui suur osa Vene avalikkusest on sõja vastu. Sest mäletage, see on ainus sõjavastane partei valimissedelil, mis tähendab, et iga hääl selle partei poolt muutub sisuliselt referendumiks selle kohta, kui palju venelasi tegelikult sellele sõjale vastu on. See on selline teave, mida Putin ei taha, et avalikkus teaks ja mida Putin ei taha, et eliit teaks, sest see võiks muutuda ohtlikuks. Nüüd, loomulikult on sellel kõigel ka teine kiht. Kampaaniad on sisuliselt seaduslik viis organiseeruda ja sellel parteil on 400 kandidaati. See tähendab 400 kohalikku üksust, kus sõjavastased venelased saavad kokku, kohtuvad, räägivad ja koordineerivad. Riigis, mis aktiivselt surub maha kõiki, kes üritavad sõja vastu organiseeruda, ei taha Putin, et inimestel oleks seaduslik võimalus organiseeruda. Just sellepärast keelas ta Telegrami enne mobilisatsiooni algust. Just sellepärast sunnib ta kõiki kasutama seda riiklikku rakendust nimega Max, mida kontrollib riik ja kus ta saab sõna otseses mõttes lugeda iga sõnumit, mille sa kellelegi saadad. Putin tahab tõesti veenduda, et opositsioon ei saaks isegi vähimatki hingamisruumi ja just sellepärast panebki ta selle partei kinni. Nüüd, mäletad seda terminit, mida ma varem mainisin, kontrollitud opositsioon. Nüüd tulebki see mängu.
sest tehniliselt ei ole Putin see, kes üritab seda parteid kinni panna. See on hoopis teine opositsioonipartei, kes esitas selle Jabalko partei vastu kohtuhagi. See ongi see, mida ma mõtlen kontrollitud opositsiooni all. Ja kui sa oled seda lugu varem näinud, siis alati, kui Putin tahab midagi teha, ei tee räpas tööd tema partei. See on mingi teine partei, kes äkitselt selle idee välja käib. Siis äkitselt toetavad seda kõik. Putini partei, parlament, isegi kohtusüsteem, nagu te kohe näete. Nüüd, selle kontrollitud opositsioonipartei sõnul, kes selle kohtuasja algatas, on väide põhimõtteliselt see, et Jabalka, see sõjavastane erakond, saab salaja rahastust välismaalt. Ja sellepärast tuleks nad keelustada. Ja tõendid, mida nad selle väite toetuseks kasutavad, on lihtsalt naeruväärsed. Nad ütlevad, et vaadake Jabalka sotsiaalmeediat, täpsemalt nende Instagrami jälgijaid, meeldimisi ja kommentaare. Ja nad ütlesid, et kõik need jälgijad, meeldimised ja kommentaarid, need tulevad väljaspoolt Venemaad. Ja kujutage ette, Vene kohtud võtsid selle tegelikult vastu, mis on ausalt öeldes hullumeelne, sest ma võiksin lihtsalt lasta Putini kontole näiteks 10 000 jälgijat Instagramis botiga juurde teha. Ja selle reegli järgi ei tohiks Putin nüüd Venemaad juhtida, sest tal on välismaised toetajad. See kõik kõlab küll rumalalt, aga kahjuks see töötas. Vaadake ise. Vene ülemkohus otsustas keelata ainsa rahu pooldava partei parlamendivalimistelt. Selline on Vene demokraatia, kus isegi kohtud ei ole tegelikult sõltumatud. Nad lihtsalt kuulavad, mida Putin tahab ja otsustavad selle järgi. Aga õnneks on asi selles, et loodetavasti on see kõik juba liiga vähe ja liiga hilja. Sest Venemaal on endiselt inimesi, kes on sõja ja Putini vastu väga rahulolematud. Ja nad ütlevad seda ka avalikult välja. Kuulake seda Vene näitlejat, kes ütleb Putinile täpselt, mis temaga juhtuma hakkab. Iraani droonid ei aita sind. Kaliibrid ja graadid ei aita sind. Sul saavad kuulid otsa, sind tallatakse jalge alla. Mul on hea meel. Nüüd, mäleta, kuidas see video algas. Putin valmistub mobiliseerima veel 500 000 meest. Tundub, et see protsess on juba käimas ja see muutub inetuks. Vene armee värbajad kasutavad üha sunniviisilisemaid võtteid, sealhulgas meeste tänavalt kinni nabimine ja tudengite petmine allkirjastama lepinguid ajal, kui Moskva inimressurss Ukrainas on surve all. See ei ole veel nii laialt levinud kui see, mida Putin pärast valimisi tõenäoliselt tegema hakkab, aga me näeme juba selle märke Venemaa kaugemates piirkondades. Siin on klipp, kus üks perekond üritab takistada Vene värbajaid nende last sisuliselt röövimast. Vaadake ise. Ei, Putin! Võeti ära. Jah, aga ma mõtlen, sa tahad seda teha. Kas sa pead kutset esitama, sest ma ei meeldi sulle? Mis juhtus su isaga? Mis juhtus minu isaga? Jah. Juhtus. Mulle meeldib see. Järgneb. Ja lisaks sellele, siin on see pearahaprogramm, mida ma video alguses mainisin. Putin pakub nüüd pearahaküttidele suuri rahalisi preemiaid, et nad saaksid kinni võtta oma kaasmaalasi ja saata nad rindele. Need mobilisatsioonieksperdid teenivad kuni $12,000 ehk umbes 1 000 000 rubla. Vene mehe tabamise ja rindele saatmise eest makstaksegi sellist tasu. Nüüd, kogu selle info ja president Zelenski enda tõttu, kes räägib pidevalt Venemaa peatsest mobilisatsioonist, kuulevad tavalised venelased sellest liiga palju ja arutavad seda omavahel. Ja see on midagi, mida Kremli meedia endale lubada ei saa, sest see tekitab probleeme, millega Putin peab väga kaua tegelema. Vaadake seda klippi Vene meediast ja siis ma selgitan, miks nad on nii meeleheitlikult püüdnud kõiki rahustada. Kuulujutud, et tuleb mobilisatsioon. See on vaenlase desinformatsioon, mida on innukalt levitatud meie sotsiaalmeedias. Ja ometi ei peatu keegi hetkekski mõtlema. Palun öelge, mida mobilisatsioon tegelikult tähendab. Kuidas te seda ette kujutate? Nüüd tullakse välja ja öeldakse, et see on sõda, sest täieliku mobilisatsiooni jaoks peab olema sõda. Nii et kuulutame sõja välja ja kõik lähevad rindele. Milline rinne? Kõik lihtsalt kogunevad ja lähevad rindele. Arvestades kaasaegse sõjapidamise tingimusi, ei ole see suur isamaasõda. Selline sõjapidamine nõuab sõdurilt hoopis teistsuguseid teadmisi, oskusi ja väljaõpet, samuti erinevat relvastust. See ei ole see põlvkond, kes läbis Ossoavjahimi ja Dossafi. Need ei ole inimesed, kellele koolis õpetati sõjalist algväljaõpet.
Põhimõtteliselt oleme kasvatanud põlvkonna, kes enam tegelikult ei saa aru, mida temalt nõutakse. Nad arvavad, et nende töö on regulaarselt ühe sõrmega hambaid urgitseda ja siis sama sõrmega tagumikku sügada. Teisisõnu, need on täiesti teistsugused inimesed. Ja sa ootad, et keegi tuleks välja ja ütleks sellele ühiskonnale, kus on nii palju idioote. Kodumaa kodanikud. Kodumaa on ohus. Teadlikud, vastutustundlikud mehed on seal juba nii olemas. See on juba olemas. Enne kui me jõuame selleni, miks Putin ei taha, et venelased teaksid mobilisatsioonist, on mul üks oluline teema, mida pean käsitlema. Midagi, millest tahan lihtsalt otse rääkida. Ma olen kindel, et te olete seda näinud. YouTube'i kanaleid ostetakse vasakule ja paremale. Neid ostavad kas meediaettevõtted, investeerimisfirmad või lihtsalt miljardäärid, sest kanalite vaatajaskond on raha väärt. Aga iga kord, kui see juhtub, ma arvan, et te teate, mis järgmiseks tuleb. Videod muutuvad veidi ja kvaliteet pole enam endine. Teate küll, aegamisi muutub kanal, millele te tellijaks olete, millekski muuks. Aga teadke, siin seda ei juhtu. Seda kanalit ei oma ükski miljardär. Meil ei ole tegelikult investoreid, emaettevõtteid ega midagi sellist. See tähendab, et kui me kajastame Venemaad, Iraani, Hiinat või mida iganes me tahame kajastada, siis vastame ainult teile. Aga siin on üks konks. Me tahame jätkuvalt kasvada. Me tahame teha uusi projekte, uusi dokumentaale, mis nõuavad kohapealseid meeskondi. Selleks, et sellist tööd toetada, lõime Basics Insideri, kus saate eksklusiivseid videoid, mida te mujalt ei leia. Ja tänu teile jääbki see kanal iseseisvaks. Me eelistame saada rahastust tuhandetelt oma enda vaatajatelt, mitte ühelt miljardärilt. Ja just sellepärast lõimegi Basics Insideri. Nii et kui soovite meie kanalit toetada ja saada vastu eksklusiivseid videoid, saate liikmeks hakata kohe, klõpsates alloleval liitu nupul või minnes lehele basicsinsider.com. Kui soovite meediat, mis vastutab oma vaatajate ees, siis just seda me ehitamegi. Seega oleksime väga tänulikud teie toetuse eest. Nüüd räägime sellest, miks Putin ei taha, et venelased usuksid, et mobilisatsioon on tulemas. Näete, kui venelased usuvad, et kutse tuleb, siis nad tegutsevad. Nad teevad ettevalmistusi juba varakult või võib-olla mõned neist lihtsalt lahkuvad riigist. Ja see on midagi, mida Putin ei taha, et venelased teeksid, sest kui see juhtub enne mobilisatsiooni, siis tema värbamispotentsiaal väheneb. Mis võib küll olla probleem, kuid see ei saa olema suur probleem. Suurem probleem on see, et Venemaal on juba tööjõupuudus. Seda oleme käsitlenud ka varasemates videotes. Venemaa töötuse määr on 2%, mis kõlab küll hästi, sest see on nii madal, kuid tegelikult pole see hea. Nii madal töötuse määr viitab tegelikult tööjõupuudusele ja lihtsalt pole enam kedagi palgata. Sellepärast ongi määr nii madal. Nüüd me teame, kuidas see juhtus. Kui Putin selle sõja alustas, lahkus palju venelasi. Siis saatis ta veel hulga venelasi rindele. Ja lisaks sellele, kui ta kuulutas välja osalise mobilisatsiooni 2022 aasta oktoobris, peaaegu 1 miljon venelast põgenes riigist, sest nad ei tahtnud mobiliseerituks saada. See massiline lahkumine tekitas puuduse, millega Venemaa tegeleb siiani. Nii et kui piisavalt palju inimesi jälle lahkub ja Putin mobiliseerib, tekitab ta probleemi, mille eest Venemaa maksab väga pikka aega. See võib tegelikult majanduse kokku kukutada. Eelmises videos rääkisime sellest, kuidas Moskva praegune linnapea räägib sellest avalikult. Nüüd on meil tegelikult värskeid tõendeid selle kohta, kui tõsine see tööjõupuudus juba on. Sest arvake ära, kes just hakkasid Venemaale saabuma. Põhja-Korea töölised. Vaadake seda raportit. Siin on meil videomaterjal, mis näitab, kuidas Põhja-Korea naiste brigaade saadetakse Venemaale läbi allhankefirmade. Töölised paigutatakse köökidesse tootmisliinidele sinna, kus neid vaja on. Reklaamitud tunnipalk algab 480 rublast. See on umbes $6. Ja loomulikult, kuna nad on pärit Põhja-Koreast, nende liikumist piiratakse väidetavalt väga rangelt ja nad on kogu aeg range järelevalve all. Kui te olete seda sõda hoolikalt jälginud, siis teate, et Venemaa on seda täpselt sama skeemi varemgi kasutanud. Eelmisel korral, kui neil oli tööjõupuudus umbes 2014 aastal, vajasid nad muidugi ka sõdureid. Nii et arvake, mida nad tegid. Nad said mõlemad Põhja-Koreast. Nad said sõdureid ja nad said töölisi. Ja Putin teeb täpselt sama asja uuesti. Pole ainult töölised, kes sisse tulevad. Meil on ka tõendeid, et Põhja-Korea sõdurid on juba Venemaal sees. Vaadake ise. Siin selles klipis, siin näete Põhja-Korea sõdureid treenimas kusagil Venemaal. Ja lisaks sellele on meil avaldus president Zelenskilt, kes teatas, et Põhja-Korea saadab umbes 30–50 000 sõdurit selles sõjas osalema. See tähendab, et need põhjakorealased õpivad sellest sõjast. Nad õpivad, kuidas eskalatsiooni juhtida, kuidas kaasaegne droonisõda tegelikult toimib, kõike seda. Ja ma olen kindel, et Lõuna-Korea ei ole selle üle õnnelik. Jaapan ei ole tõenäoliselt selle üle õnnelik. Ja ka kõik teised Ameerika liitlased ei ole selle üle õnnelikud. Putini jaoks aitab see natuke tema rindel olevat probleemi lahendada. Kuid kahjuks ei ole see ainus probleem, millega ta silmitsi seisab. Tal on ka kodumaal sõduritega probleem, sest kõik need sõdurid tulevad tagasi, aga nad tulevad tagasi teistsugustena. Sellest sõjast naasvad Vene veteranid on väga agressiivsed ja tavalised venelased ei ole nende niinimetatud teenistuse üle just eriti vaimustuses. Sest pea meeles, paljud neist inimestest läksid sõtta, et saada miljonärideks. Boonused Venemaal on lihtsalt hämmastavad. Isegi USA
USA dollari mõistes. Mõned neist inimestest saavad lihtsalt lepingu allkirjastamise eest $100,000 boonust. Ja Venemaal on see hoopis teistsugune raha. Aga kui nad tagasi tulevad, kui nad üldse tagasi tulevad, käituvad nad väga teistmoodi. Ja venelased ei ole selle üle õnnelikud. Vaata seda klippi. Mis sul viga on, kiilakas? Istu maha ja ole vait, kurat võtaks. Enne kui ma sulle peksa annan, väike värdjas. Oled sa lolliks läinud või? Jah, räägi edasi. Ütle, et sa võitled minu pärast. Ma võitlen enda eest, mitte sinu eest. Sa võitled enda eest, kurat, raha pärast. Mis kuradi raha? Kuradi F. Kas sa tulid Nikist või kust sa tulid? Vabatahtlikult, jah? Mind mobiliseeriti, kurat võtaks. Sina läksid raha pärast. Ära kurat minuga jamama hakka. Mobiliseeriti. Ma ütlen sulle viimast korda, et sa ei tee seda. Kas sa saad aru? Ma ei ole su sõber. Ma ei ole su vend ega keegi sulle kurat võtaks. Ära räägi minuga niimoodi. Nüüd, ma ei ütleks, et see on muutumas suureks probleemiks, mida näeb üle kogu Venemaa, aga see on siiski probleem. Ja mõtle, mis tulevikus juhtub. Kui see sõda peaks varsti lõppema, miljonid Vene sõdurid tulevad koju tagasi. Paljud neist on ilmselt agressiivsed, kannavad endas mingit psühholoogilist traumat, olles kokku puutunud droonide ja kõige muu sõjas toimuvaga. Kellelgi Venemaal ei paista selle jaoks plaani olevat. Avalikult teeskleb Putin, et teda huvitab see, aga me teame, et tegelikult ei huvita teda üldse. Kuula lihtsalt, mida ta just ütles nende sõdurite vaimse tervise kohta. Üks asi on sellest rääkida. Hoopis teine asi on olla eesliinil, kui kuulid vihisevad pea kohal ja droonid kukuvad ning lendavad ringi nagu kärbsed. Nii et isegi pead ei saa tõsta. Me peame lihtsalt lähtuma tegelikust olukorrast koha peal. Ja tegelikkus on selline. Nemad, Vene väed, ei võitle lihtsalt. Nad liiguvad iga päev edasi. Küsimus ei ole selles, kuidas me seda nimetame, vaid selles, kuidas me rakendame ideed, mida te mainisite. Me peame tagama, et need, kes naasevad lahingutsoonist, saaksid psühholoogilist rehabilitatsiooni ja võimalusi õppida uut ametit. Ja et midagi meie ajaloost, meie hiljutisest ajaloost, tänasest ajaloost ei unustataks kunagi. Nüüd tahan ma teile ühte asja näidata. Veel üks mõõdupuu selle kohta, kui halvasti see sõda Putini jaoks tegelikult kulgeb. Vaid mõned aastad tagasi ütles ta, et teised riigid, täpsemalt Ukraina-meelsed riigid, püüavad Venemaad isoleerida, aga see tegelikult ei toiminud. Kuulake ja siis ma näitan teile, kuidas see tagasi lõi. Need ülesanded, mida Eesmärgid, mille meie pahatahtlikud vastased endale seadsid Venemaa piiramiseks ja isoleerimiseks, on selge, et kõik kukkus läbi. Noh, see on juba selge, see on ilmne. Aga samuti on selge, et me saame üha rohkem toetajaid üle kogu maailma. toetajaid tekib üle kogu maailma. Nüüd vaadake, kui palju välisreise Putin tegelikult on teinud. Jaanuaris ei saanud Putin kuhugi minna. Mitte midagi veebruaris, märtsis, aprillis. Siis mais läheb ta Hiinasse ja Kasahstani, otse Venemaa piiri ääres. Ja siis juunis, juulis, mitte midagi. Ma kahtlen, et ta ka augustis kuhugi läheb. See ongi tõeline isolatsioon. Olgem ausad, enamik maailma ei toeta Putini agressiivseid tegusid. Ja ärgem unustagem, ta on esimene ametis olev president maailma ajaloos, kelle pea kohal ripub rahvusvaheline vahistamismäärus. Nii et on palju riike, kuhu ta tegelikult minna ei saa. Tegelikult on sellel Putini eluloos palju esmakordseid asju, millest ta ei taha, et inimesed teaksid. Ja samal ajal, kui Putin istub kodus, on Ukraina rünnakud sügaval Venemaa sees jätkunud. Sealhulgas rünnak rafineerimistehasele, mis rahastab Putini naftafirmasid. Ukraina tabas just seda Nižnekrassi naftarafineerimistehast, mis on riigi suuruselt 5. See tehas asub umbes 2000 kilomeetriks siis kaugusel Ukraina piirist. See on umbes 1300 miili sügaval. Ja see on väga oluline rafineerimistehas. See moodustab ettevõtte nimega Tavneft tulust umbes 40%, mis on Venemaa suuruselt 5. naftafirma. Nii et ilmselgelt suur rahaallikas, mida Putinil väga hädasti vaja on. Ja lisaks toodab see rafineerimistehas palju tooraineid, mida Venemaa kaitsetööstus kasutab oma tootmises. Nüüd on meil tegelikult klipp venelastest, kes reageerivad rünnakutele, sest ma arvan, et nad ei ole harjunud droonidega, mis lendavad 2000 kilomeetri kaugusele sisemaale. Nii et vaadake ise, kogu maailmas tekib rohkem toetajaid. Üha rohkem toetajaid ilmub kõiki.
No tee midagi, kurat, meil põleb kõvasti. Ma ei tea, mis seal on, aga minu mäletamist mööda pole seal üldse ettevõtteid. Nüüd lähme natuke kaugemale ja vaatame, millist kogukahju on Ukraina viimastel kuudel tekitanud. Uue raporti kohaselt on Ukraina rünnakud nafta rafineerimistehastele alates aprillist läinud Venemaale maksma umbes 1,2 triljonit rubla. See on umbes 14 miljardit dollarit. Ja oluline on märkida, see raport pärineb Venemaa enda rahandusministeeriumist. Seega tuleb eeldada, et see on enam-vähem täpne. Võib-olla pole see isegi piisavalt halb. Võib-olla nad varjavad tõde. Võib-olla on tegelik kahju suurem, kui nad ütlevad. Ainult juulis kandis Venemaa riigikassa naftafirmadele üle umbes 2 miljardit dollarit tänu nende mehhanismidele ja pöördmaksudele. Juunis pidid nad kulutama veel 4 miljardit dollarit, veel 4 mais ja loomulikult veel 4 enne seda. Kokku on aprillist juulini Venemaa naftafirmad saanud föderaaleelarvest 1,2 triljonit rubla, mis on võrreldav Moskva oblasti aastase eelarvega. Analüütikute sõnul on need väljamaksed seotud häiretega Venemaa naftatöötlemissektoris. Juulis tabasid droonirünnakud vähemalt 18 rafineerimistehast ja 8 neist olid sunnitud tootmise peatama. Tosinast rünnatud rafineerimistehasest oli vähemalt 7 juuli lõpuseisuga endiselt seisakus, samas kui veel 11 olid tootmist taaskäivitanud vaid osalise võimsusega, vahemikus 30–70%. Nüüd on palju numbreid, mis sisuliselt näitavad, et Venemaa rafineerimistehased kannatavad. Kas nad ei tööta üldse pärast droonirünnakut või isegi kui nad töötavad, see pole täisvõimsusel. Ja see tekitab palju peavalu Venemaa inimestele, kes soovivad bensiini, kuid peavad tundide kaupa järjekorras seisma, enne kui nad saavad oma autosse bensiini tankida. Ja pidage meeles, et see toimub vahetult enne septembris toimuvaid valimisi. Ma ei ütle, et Putin kaotab need valimised, kuid see ei tähenda, et ta ei võiks selle üle üllatuda. Nii et loodetavasti tuleb Kremlil mingi šokiga toime tulla. Aga praegu vaatame, kuidas venelased sellele kütusepuudusele reageerivad. Nii et kas me räägime sellest, et on peaaegu 1 öösel ja ma seisan siin ning hulk teisi inimesi seisab järjekorras tankla juures. Ma jõudsin siia kell 11. Ja ongi kõik. Kõik jäi seisma. Tegelikult sellisel ajal, las ma ütlen sulle, Venemaal on demograafiline kriis. Me kõik peaksime laupäeva õhtul lapsi tegema. Kuidas kurat me seisame siin ja ootame bensiini? Ma käisin ühes tanklas. Meil on Needload seal olemas. Ja, teises tanklas. Ma ei hakka isegi järjekorda mainima. Rosnefti juurde ulatub see järjekord ei tea kuhu. See on täielik nali. Ja muidugi, meil on ka Vene ajalehed ja Vene meedia, kes kajastavad seda kõike ja räägivad, milliseid lahendusi neil on. Üks lahendustest on sisuliselt bensiini kvaliteedi halvendamine. Nii et ma arvan, et nad segavad seda millegagi. Tõenäoliselt mitte veega. Ma tegelikult ei tea. Aga millega iganes nad seda segavad, see tekitab Venemaa autodele tohutu probleemi. Vaadake seda raportit. Sel suvel põhjustasid Ukraina droonirünnakud Venemaa naftatöötlemistehastele kütusepuuduse paljudes Venemaa piirkondades. Tänase hommiku Moskovski Komsomoletsi esikülg toob esile ühe selle tagajärgedest. Venemaa tanklad võivad nüüd müüa kütust, millel on aegunud heitgaasinormid. Ajaleht nimetab seda kriisivastaseks bensiiniks. See hõlmab ka Euro 2 kütust, mis keelustati Venemaal 2013 aastal ja mis sisaldab 50 korda rohkem väävlit kui tänapäevane bensiin. Vene valitsuse ajaleht Rossijskaja Gazeta kajastab samuti seda lugu. Valitsus on lubanud madalamate heitmenõuetega bensiini tootmist ja müüki. Need on Euro 2, Euro 3 ja Euro 4 kuni 1. juulini 2027. Energeetikaministeerium nimetas seda kriisivastaseks meetmeks, märkides, et see aitab vältida bensiini puudust muutuvate logistikahelate ja tehnoloogiliste piirangute ajal. Nagu näete, siin ei mainita midagi, et selle põhjuseks oleksid droonirünnakud. Valitsuse ajaleht kinnitab lugejatele, et pole põhjust muretsemiseks. Seni kuni sul pole uut autot. Vanemate sõidukite puhul ei tohiks see probleem olla. Paljud neist olid mõeldud töötama madalama emissioonistandardiga bensiinil. Kaasaegsete autode puhul on riskid suuremad. Madalama kvaliteediga bensiini regulaarne kasutamine võib suurendada survet kütusepihustile, süüteküünaldele, haplikuanduritele, katalüsaatorile ja tahmafiltrile. Mõju ei pruugi olla kohene, vaid pigem järkjärguline. Euro 2 ei tapa töötavat mootorit ühe tankimisega, kuid see vähendab oluliselt ohutusvaru. Muide, selle artikli järgi on Venemaa teedel sõitva auto keskmine vanus 15,5 aastat. Jäädes kütuse juurde, seekord lennukite jaoks.
ja ajaleht Izvestja teatab, et Venemaal reaktiivkütuse tootmise suurendamiseks on tehtud ettepanek kohandada kvaliteeditehnilisi nõudeid. Eelkõige see puudutab kütuse tootmise lubamist, mille külmumispunkti nõuded on vähem ranged. Mõned lennufirmad on juba juhtinud tähelepanu probleemidele kütuse varustamisega. Nüüd, lõpuks on meil lõik meie Basics Insideri videost. Kui soovite vaadata kogu videot ja rohkem eksklusiivseid videoid, mida me liikmetele toodame, saate kohe liikmeks hakata klõpsates allpool oleval liitumisnupul või minnes aadressile basicsinsider.com. Siin on see lõik. Vau, mees, kui kahju. Ma juba mõtlen. Okei, neil on M2 50 kaliibriga kuulipildujad, mis on tegelikult üle 100 aasta vanad. Disain on üle 100 aasta vana. Ameerika Ühendriigid pole midagi muutnud. Neil on mõned uued torukatted, aga selle relva sisemus on sama. Pooletolline kaliiber tähendab, et see tulistab pool tolli läbimõõduga kuuli. See laseb 1000 jardi kaugusele. Ja ma ei tea, mida need kutid peale panevad, aga kui sul on 2 50 kaliibriga kuulipildujat, siis sa võid hoone tükkideks lasta. Nii et sa näed kogu seda suitsu siit üles tõusmas. See on sellest, kuidas kuulid müüritis porustavad, mis tõenäoliselt läbib mõlemad maja seinad. Olgu, jälle, see on pooletollise kaliibri tuli. Ja sa saad, tead küll, sa saad ka väljas hõljuvalt droonilt filmitud materjali. Ja Adam, nii palju sellest sõjast toimub nüüd väikestes kõrvanhoonetes nagu see, sest venelased ei suuda enam läbi viia. Tead küll suuremahulisi manöövreid. Nad ei saa, sest Ukraina saadab iga päev õhku 15 000 drooni. Nii et nad saadavad 3 tüüpi sinna, tead küll. Roomavad öösel läbi põldude ja siis peidavad end päeval nendes hoonetes. Ja ma kutsun neid jalakäijateks, mitte sõduriteks, sest need tüübid siin hoones, nende väljaõppe seisnes selles, et ema viis nad värbamiskontorisse. Ta ei saa lahkuda, nad panevad ta bussi peale. 2 nädalat hiljem on ta Ukrainas. Eks? Ja umbes 10 päeva pärast Ukrainasse jõudmist on ta lahingus. Kui ta satub kontakti ukrainlastega, see on New York Timesi jutt, mitte minu oma. Tema eeldatav eluiga on 23 minutit. 23 minutit. Nii et me vaatame neid mehi siin 23 minutit ja nad ei võitle isegi ukrainlastega. Nad võitlevad 2 roboti ja piisavalt droonidega, et seda filmida. Tead, ma püüan ette kujutada, kuidas ma ise selles olukorras võitleksin, eks? Kogu oma karjääri jooksul ei rünnatud mind kordagi õhust, mitte kunagi. Aga need kutid saavad seda kogeda, tead küll. Nagu näed, vaata, kui palju hävingut seal on. See on kõik müüritolmu, selline hall suits. Ja vaata, mis on neist hoonetest alles jäänud. Tead küll, vaata, mis neist hoonetest alles on. Nii et me ilmselt ei näinud Baba-Jagad. Kuigi nad ei tegutse väga tihti päevasel ajal, aga tead, vahel siiski tegutsevad. Ja see on ilmselgelt mingi suurem plahvatus, mis maja maha võttis. Usu või mitte, need tüübid võisid ellu jääda, sest enamikul neist kohtadest on ju keldrid, eks. Nii et need tüübid võisid tegelikult sellest kõigest läbi tulla. Borš on tõesti odav. Borš, jah. Ja, neil sattus supi sisse natuke tolmu kindlasti. Okei. See on mehitamata droon. See viib mõned tsiviilisikud ohutusse. Jah, seal on palju kohti lahingus nulljoonel ja palju linnu, mis on avatud ja tulekontaktis, kus inimesed lihtsalt ei tahtnud lahkuda. Ja tead, me võime siin istuda ja küsida, miks nad siis ei lahku. Olgu, seal on Vene droon. Ja loomulikult. Tead, nad on sellel sõidukil Punase Risti esile tõstnud, aga ma ei ole kindel, kas me seda hiljem näeme. Olgu tead, otse öeldes. Vaata, vanaema ei tahtnud lahkuda ainsast kodust, mida ta kunagi teadnud on, eks. Mis kasu on sellest talle? Ja lõpuks muutub see olukord võimatuks. Ja use a mind. Venelasi ei huvita, et ta on su vanaema mees. Talle lüüakse tääk sisse ja nad võtavad temalt kõik ära. Nii see käibki. Nii et ta evakueeritakse siia, veetakse välja. Sa näed tee seisukorda, see on ilmselgelt pomm.
me vaatame truubi kohal olevat silda. Venelased üritasid selle õhku lasta. Aga nüüd on sul sõiduk, mis näitab selgelt punase risti märki. Vaata, mind ei huvita, kes sa oled. Kui sa seda ründad, on see sõjakuritegu. Sina, kes päästiku vajutasid ja see mees, kes sulle käsu andis. Igatahes nad viivad ta välja. Jumal õnnistagu teda. Aga tead, nii paljud inimesed tahavad lihtsalt oma kodudesse jääda. Nagu sa tead jälle, seal nad ründavad jälle punast risti. Aga hämmastaval kombel need inimesed said välja. Aga see juhtub iga päev. Mul on 10 fotosid õhku lastud Ukraina kiirabiautodest Hersoni linnas. Nad lennutavad droone üle Dnipro jõe. Nad leiavad tsiviilisiku, nad üritavad teda tappa. Tead, siis nad ootavad, kuni kiirabi kohale jõuab ja ründavad kiirabi. Ma loodan, et sa viskasid selle tüübi püssi maha. See on see, mida sul vaja on. Igatahes, aga nad said ta välja ja tead, selles sõjas on head ja halvad Adam ja halvad on venelased. Me vaatasime seda, sul on ilmselt selle kohta palju teadmisi. See on meeskond, kes läheb sisse ja laseb positsiooni õhku suure hulga TNT-ga. Jah, see ongi sõna otseses mõttes lahing lõhkamine. Tead, kui sa lähed linnakeskkonda, linnalahingualale või tead siseruumidesse, mida me nimetame CQB-ks ehk lähidistantsi lahinguks, see tundub olevat ilmselgelt natuke varasem aeg. Seal on härmatis.